See käib asja juurde, on ju. Mina olen Birgit, mina olen Härjapea talu perenaine. Ja mina olen Maret, ka siit Eesti Vabaõhumuuseumist. Ja täna me siis küpsetame vastlakukleid vana retsepti järgi. Meil on vaja sooja piima, pärmi ja jahu. Selliseid vastlakukleid, nagu me täna teame, vahukoorega ja selle taigna mütsikesega, neid hakati ikkagi rohkem tegema 30. aastatel. Eks vastlakuklite ajalugu on ikkagi natukene pikem. Saksa traditsioonist ja ka Rootsi traditsiooni kaudu on nad meile jõudnud ja et vahendajaks on olnud muidugi baltisakslased ja tegelikult ta võib-olla isegi on juba keskajast alates kuidagi levima hakanud eriline küpsetis, mida siis vastlapäevaks tehti. Nii, ja nüüd läheb see tainas siis siia sooja pliidi ette seisma. Tegelikult on vastlakukli retsepte juba 20. sajandi alguse kokaraamatutes ka. Aga algul nad on natukene teistmoodi ikkagi nagu saksapärased täidisega. Jah, võid läheb siuka ja siis läheb muna ja suhkrut. Ja vastlakukkel oli siis nagu põhimõtteliselt nagu täidetud saiakene või täidetud kuklikene, et seda natukene uuristati seest tühjemaks ja sisule pandi juurde siis tõesti mandleid, sidrunikoort, värsket koort, segati see kõik ära ja siis pandi uuesti kinni ja veel natukene küpsetati üle. Ja eks seda ongi nüüd juba käsitsi parem segada. Oi, ma arvan, et üks tibas soola oleks võinud ka siiski olla, kas või üks pool teelusikad, et enne tegin käed natuke märjaks, sellepärast et muidu hakkab see tainas hästi käte külge. Vastlapäev on kristlikus traditsioonis, see on ju suure paastu eelne viimane päev. See on niisugune rammusa toidu ja see kukkel on ka ju selline rammus asi, mida siis enne paastuaega süüa. Kui sa ära väsid, eks ma võin vahepeal ise vändata. Ikka vändan, kus siis nii kergelt alla anda saab. Näe, täitsa ilusaks kerkinud ja küpsenud. Vaata. Mütsikese pealt maha. Õõnestan teda seest ka, et oleks rohkem ruumi vahukoorele. Siis siia pane vahukoor peale. Siis paneme mütsikese tagasi. No, pane ikka kohe ikka rohkem, ikka lahkesti kohe, ja. Ma arvan, et see vastlakukkel ongi valmis. Hea välja.